Ühel reisijal Florida lennujaamas algab tema reisipäev juba enne õhkutõusu tõrgetega. Õige! 3 nädalat! Õige! Nädalat! Täiesti purjus. Aga see viraalvideo on alles algus. Näitame teile, mis juhtus siis, kui politsei pidi sekkuma. Ma lõin neid monitore oma telefoniga. Ma lõin kõiki monitore oma telefoniga. Pange telefonid ära. Pange telefonid ära. See on kuriteo sees, mida esikleb Law and Crime. Mina olen Elizabeth Miller. Politsei sõnul lõi see reisija väravatöötajat jalaga ja põhjustas 700 ulatuses kahju. Ja kui arvasite, et ta oli vanglas vaid 1 öö, siis tegelikult oli see palju kauem. Ära tee seda! Ära tee seda! Ja nad murdsid mu südame. Ja nad rikkusid mu lennu. See ei ole kuriteguda! Kuidas see nii läks? Lähme ajas tagasi. On 14. august 2025. Me oleme Orlandos, Floridas. Orlando rahvusvahelises lennujaamas. Orlando politsei osakonna ametnikud on teel väravasse 125, reageerides väidetavale rünnakule. Mul on suurepärane videomaterjal sellest, kuidas ta teda lööb, jalaga virutab ja lausa murrab. Lahe! Mul on ka temast siin sees materjal olemas. Jah, tegelikult. Oota korraks. Tagasi. Liiguta seda veidi tagasi. See on tema, kui ta lennukist maha tuleb kuni lõpuni välja. Ostasid kogu asja peale! Ma sain kõik peale. Jah, me lihtsalt hängime siin põrandal. Kas sa tahad avaldust esitada? Vaatame seda mobiiltelefoniga filmitud videot lähemalt, kas pole. Videos, mis on nüüdseks viraalseks muutunud, kaotab see reisija täielikult enesevalitsuse. Southwesti väravatööta ja tema arvuti monitori peale. 3 nädalat. Ma ei läinud ega abiellunud oma vennaga. Oh, see on rünnak. 3 nädalat minu kehal, eks? 3 nädalat, eks? 3 nädalat! Ma olen täiesti läbi. Täiesti läbi. Täiesti. 3 korda. Pärast 45 minutit, 3. Ma just tahtsin öelda. Kas see on nali? Kelle jaoks? Helista politseisse. Teie turva on kohutav. Sellepärast ma kutsungi politsei. Sa seisad järjekorras. 1. Sa oled järjekorras. Kuigi interneti postitatud mobiiltelefoniga filmitud videos on naise nägu udustatud, on Orlando politsei tuvastanud ta kui 45-aastase Selomi Velez Rodriguezi. Juhtumi raporti tsitaadi kohaselt. Kohtusin ohvriga, kes andis vande all kirjaliku ja suulise ütluse, milles teatas, et nad olid lennukile tagasi minemas. Velez hakkas karjuma ja kasutama roppukeelt. Velezil paluti lahkuda reisija sillalt, kuid ta blokeeris ukse, et takistada lennukile pääsemist. Velez lõpuks vabastas tee ja temalt paluti isikut tõendavat dokumenti, et tema lend tühistada. Velez muutus vihaseks, võttis oma telefoni ja lõi sellega ohvrit. Ohvrit tabati randmele. Velez lõi seejärel arvutimonitori ja klaviatuuri, kahjustades neid. Velez lõi siis ohvrit jalaga vasakusse põlve ja lõi teist monitori. Mis siis Selami nii vihaseks ajas? Ta oli lennukis ja nad pidid hooldusprobleemi tõttu lennukist väljuma. Meie juhataja lõhkus 2 monitori. Öövahetuse juhataja tema käitumise pärast. Ta oli lennul, kus oli tehniline probleem ja mis pidi õhku tõusmise järel tagasi pöörduma. Kui ta teisele lennule läks, sai ta pahaseks. Me oleme 94, me oleme 10-12 isikuga. Kaks monitori väravas, 125. Juhtus see, et mul oli kokkuvarisemine, sest see... Hoia lihtsalt distantsi, sa ei pea lähedale tulema. Lihtsalt räägi, mis juhtus. Nüüd selgitab Selamit, et tema frustratsioon tuleneb tegelikult sellest, et ta üritab koju jõuda, kuna tal on perekondlik hädaolukord. See on lihtsalt mu ema! See on mu ema! Ema! Madrid! Kui vana sa oled?
ta on 75-aastane. kui vana sa oled? Ma olen 46-aastane. Olgu, sa võid rääkida ilma emata. Mis juhtus? Aga Kas sa lõid teda? juhtus nii. Mul tekkis närvivapustus, sest ma rääkisin oma emaga koridoris vaiemini. Siis tuli üks mees minu juurde ja karjus mu peale, et inimesed ei pea minu vestlust kuulma, kuna ma olen kreeklane. Olgu, aga praegu olen ma tõesti väga frustreeritud. Ma võtan ravimeid ainult sellepärast, et mu vend on suremas. Ta ühendatakse aparaatidest lahti. Ma pean seal olema, sest ta ühendatakse homme aparaatidest lahti. See ei ole minu probleem, see ei ole minu süü. Mis veel juhtus? Mis veel juhtus? Ma sain vihaseks ja lõin kõiki arvuteid ja kõike, sest ma ütlesin neile, et okei, te tõstsite mu lennult maha. Okei, väga tore. Aga andke mulle mu raha tagasi, et ma saaksin osta teise pileti teisele lennule, eks. Sest see ei ole minu viga, et alles 45 minuti pärast anti sellest teada. Tagasi MCO-sse, sest üks rehvidest on kahjustatud. Mis siis veel juhtus pärast seda, kui see monitori lõid? Mis siis edasi sai? Midagi ei juhtunud, ma helistasin sulle. Midagi ei juhtu, ma olen siin. Okei, kas sa lõpusid monitori? Jah, ma arvan küll, sest ma lõin neid oma telefoniga. Siin samas. Keda sa telefoniga lõid? Ma lõin neid monitore oma telefoniga. Ma lõin neid kõiki monitore oma telefoniga. Ja pane telefonid maha. Juhtumi aruande tsitaadi kohaselt oli teistelt reisijatelt mitu mobiiltelefoniga tehtud videot. Videol oli näha, kuidas Velez ründas ohvrit ja kahjustas vara. Nii et see, mis järgmisena juhtus, pälvis tegelikult teiste reisijate aplausi. Pange telefonid ära, me viime selle naise ära. Ära vastu hakka. Olgu! Kohtumiseni kõik. Nii et see on natuke mugavam. Nii on sulle mugavam, eks? Ja siis keera see siia poole. Jätta keeramist. Nii, väga hea. See on sulle mugavam. Olgu. 20-10. 9. Tõenäoliselt 21-selt. Pole kunagi teinud. Me peame selle võtma. Me hakkame. Minu manager tahab avaldust teha. Ma tahan süüdistuse esitada. Lahendame selle. Ära liiguta ennast. Tahad? Ma tahan süüdistuse esitada. Okei, ära liiguta ennast. Ära liiguta ennast. Lihtsalt püsi paigal. Ta on liiga lähedal. Peatu. Peatu. Ära tee seda. Ära tee seda. Jah, ja nad murdsid mu südame. Ja nad rikkusid mu lennu. See ei ole siiski kuritegu. Ei, see ei ole kuritegu, eks? See ei ole kuritegu. Inimeste eludega mängimine. See ei ole kuritegu. See ei ole kuritegu. Kas sul on isikut tõendav dokument? Peatu. Ära liigu. Ära liigu. Lihtsalt lase mind lahti. Ära liigu. Me peame liikumise lõpetama. Okei, ma tahan, et sa peatuksid. Mul on oma ravimid olemas. Issand jumal, see on raske. Kas veel on avaldused teiselt osapoolelt? Sul on auto, eks? Sa teed talle haiget. Sa oled vastaspoolel. Poeg. Olgu. Ma ei ole uhke. Jah, sa ei saa tulla. Ma ei ole üldse uhke. Jah, aga miks sa mind pigistad? Sa oled liiga otsekohene. Sa teed mulle haiget. Aga sa teed mulle haiget. Sa teed mulle justest haiget. Ma ei pane vastu. Jah, paned küll. How? Ma pane vastu. Sa panid mind kummargile. Sest sa oled hädas. Su käed on kinni ja sa üritad neist käeraudadest välja saada.
Okei, minu advokaat ravib sinikad ära. Oh jah, meil on siin lift. Meil on kõik sinikad, minge alla. Kõik sinikad. Issand jumal. Kas siin all on lift? Hästi. Tule. See on roheline Toyota Maastur. Mis probleem on? Ma võin kõndida. Lase mul korralikult kõndida. Kui sa teed mulle ikka veel mõlemat. Ma ei pane vastu. Ma olin nagu... Vaadake juba mu käsi. Ma olen vigastatud. Jaa. Ma loodan, et sa lõpetad, et sa hakkad pildistama neid kuule, mida sa lood. Sest hetkel ma kavatsen sellele vastu seista. Ja ma ei tee midagi valesti. Lihtsalt ootan. Selma Velez Rodriguezile esitati süüdistus kallaletungis, vararikkumises ja vägivallata politseiametnikule vastupanu osutamises. Politseinikud märkisid oma juhtumi aruandes, et Selamit üritas väidetavalt pidevalt kõndida kiiremini kui politseinik ning ta tundis, kuidas naine tema haardest lahti tõmbas. Lõpuks tuli talle mitu korda öelda, et ta peatuks. Kuidas me siit välja saame? Tahan, et uks jääks suletuks. Astu siia sisse. Avasi. Lõpeta mu tirimine. Kas sa saad lõpetada? Lõpeta. Sa tirid mind. Lähme. Sa tirid mind. Ma olen täielik kaotaja. Sa oled väärkohtleja. Te kõik olete väärkohtlejad. Sina väärkohtleja. Peatu. Sa saad aru, ära tiri mind. Aitab, ära enam tiri mind. Sa saad minust aru. Kõnni aeglaselt. Kui sa mind veel kord tirid, lähed sa maha. Jah, ma tean, et see polnud selline, millega ma harjunud olin. Vastu autod. Kõnni auto juurde. Aja jalad laiali. Kõik on korras. See pole raske. Kui sa mind ringi tirima hakkad, tekivad meil probleemid. Get in. Get over. Just seal. Kas sul on tema kohta mingit infot? See on meie mõistus. Armanil on kõik olemas. Sain aru. Kas ma võtan mõned ütlused? Kas saad talle mõned ütlused tuua? Ja, ma arvan, sest ta nagu veab mind kaasa. Ma olin nagu mis? Ja. Ma olin nagu täna seda küll ei juhtu. See on tema oma. Jah. Olgu, mul on kotis veel üks. Ei peale tõsta siin on. Võimutamine ja mõtte tabamine on nagu riie. Ta lõi seda meest, sellest on selge video olemas.
kui sa sinna üles lähed, palun võta see video kaasa. Ei, mobiiltelefon, reisijad tulid üles, nad said selle kätte ja sa näed, kuidas see käib. Pauh, lööb neid jalaga. Oh, tõesti? Jah, lööb neid, nii et tal on süüdistus kalaletungis ja pahatahtlikus kahjustamises. Praegu on see pahatahtlik kahjustamine umbes 1200. Ma ei kavatsenud seda niikuinii sul võtta lasta, välja arvatud juhul, kui Armani seda tahab. See on ainus asi, mis mulle tähe tuleb. Kui Mari tahab seda treeninguks või rohkem saada. Hea 2. 1, 2, 3. Ja siin on mõned ohvriõiguste brošüürid. Juhuks, kui kindlasti on vaja midagi. Palun, 3, 4. Juhtumiraporti kohaselt oli tekitatud kahju ligikaudu $1000. Politsei sõnul soovis ohver Southwest Airlinesi nimel süüdistuse esitamist. Järgmine kord laen video üles, meil on temast video olemas. Hästi, lahe. Ma lähen võtan ja teen ühe 12C. Okei. Jah, lähen. Ma sain tema mõttest aru ja nii, ma hakkan kohe raamatuid müüma. Jah, ma töötan. Kas need on tema asjad? Jah, see on osa sellest, jah. Ma ootan. Nad hoiavad teda ikka veel seal värava juures. Ei, ta on auto juures, ma ei tea, kuhu Endi parkis, nii et nad tulevad mulle järele, siis saan need asjad alla viia. Olgu. Ta parkis kuskile lennujaama turvaalale. Aga siin võib väga kergesti ära eksida. No. Ma ootasin teda seal, sest tundus, et te jätsid teda vahele ja siis ütlesite, et teil on ta olemas, nii et ilmselt sõitsid nad lihtsalt minust mööda teise trammiga. Olgu. Ma arvan, et ta läks sinna poole ja siis tuli tagasi. Jah, ma lihtsalt ootan Chase'i, ta ütles, et tuleb tagasi. Teine korrus, 8. terminal, pagasilind number 5. Ta on siellä. Nii palju, kui ma tean, võtab ta juhatajatelt ütlusi. Ma usun, et neil on siin videod olemas. Nii et ta saadad neile mütsid pähe. Seal on midagi. Jah, neil peaksid olema kaamerad, tõenäoliselt võtsid nad mobiiltelefonid. Seda filmiti telefonidega, jah. Ma arvan, et ta saadab meile kogukonnale suunatud pöördumist. Mul on teid siia vaja. See naine, ma arvasin, et ta hakkab meid vihkama. Issand jumal. Issand. See on minu... Ta tahtis kõiki lüüa. See on kõik. Oh, mu jumal. Ta on nende 2 arvuti peal. Uskumatu. Nii et meil on seal väljas vara kahjustamise süüdistus. Jah, kui me saame teada, kui palju see maksab, siis lihtsalt veel üks lisasüüdistus, mille me talle esitame, sest me peame lihtsalt teadma, kui palju arvutite parandamine maksma läheb ja me lisame selle juurde. Ja ma olen kindel, et arvutid pole odavad, nii et veel üks raske kuriteo süüdistus. Jah, need on väga. Toredad mees. Jah, me teame seda. Me juba teadsime seda, härra. Ma ei teadnud seda. Jah, me teadsime seda, jah. Ma pean nüüd avalduse kirjutama. Üks neist.
üks neist on raske ja üks neist on tulemas. Kas sa tead, kui nad paluvad Goal sisenemiskeeldu vormistada? Veel mitte. Mul on kinnisvara Lõuna-Aafrikas 5. Me tapame ta ära. Meil on vaja, et koa tuleks niikuinii, sest üks arvutitest oli nende oma, nii et neil oli vaja... Salome Velez Rodriguez ei võtnud järgmist lendu tagasi Chicagosse. Selle asemel viidi ta Orange'i maakonna vanglasse ja talle keelati sisenemine Orlando rahvusvahelisse lennujaama. Ja taas ta ei saanud järgmisel päeval vabaks, nagu oleme näinud teistes sarnastes juhtumites. Veebipõhised kohturegistrid näitavad, et ta viibis Orange'i maakonna vanglas üle kuu aja, kuni ta vabastati 30. septembril 2025 isikliku käenduse alusel pärast seda, kui ta oli väidetavalt asunud $5000 suuruse kautsjoni. Väidetavalt sai ta lahkuda Floridast, et minna tagasi koju Illinoisi. Veebipõhised kohturegistrid näitavad, et Salome Velez Rodriguez'i juhtum suunati eelkohtulise sekkumise programmi ning juhtum peatati, mis tähendab, et see on ootel, kuni ta programmi edukalt lõpetab. Kui ta selle edukalt lõpetab, võivad tema süüdistused tühistada. Aitäh, et olite meiega selles Inside the Crime'i osas. Mina olen Elisabeth Miller ja kohtume teiega siin taas esmaspäeval uue juhtumiga.